Tere! Katsun päeva lõpetuseks teha siis sellise igapäeva põllumajandustöötajana kokkuvõtte, et kuidas mina näen või meie näeme oma maa väärtust ja väärtustamist. Põllumajandus väärindatakse maa läbi saagi ja selle juures peab silmas pidama, et ei satuks vastuollu siis ümbritsevaga. On see ümbritsev siis elanikud, loodus, mis iganes. Ja nüüd põhiline teema ongi see, et milline maa või milliste omadustega maa aitab ilusaid saaginumbreid saada. Natuke peatuks ka sellest, kus meie ettevõtted asuvad. Et selles mõttes me oleme huvitavas piirkonnas, et meie linnale kõige lähemad põllud on Pirita jõe ääres Nehatus ja seal on üle jõe on juba Tallinn. Ja mis jäävad linnast kaugemale, on seal Jägala kandis, Piibe maantee ääres. Ja selle ala peal on meil pea paar tuhat hektarit maad. Alustasime oma tegevusega 2006. aastal, kui koos kaasomanikega ostsime põllumajandusettevõtte, kus vanaperemesena me ei tahtnud tegeleda ja tahtis pensionile minna ja nii sai nagu meie tegevus alguse. Ja 2006. aastal oli selline olukord, et nagu lugeda võib, et 140 hektarit oli meil otre, 30 hektarit rapsi ja 475 hektarit rohumaid. Et nüüd mõnele maaomanikule tol hetkel, et kui tahtsin minna rääkima, et teeme rendilepingu, siis nagu naerdi selle peale, et kohe me hakkame ehitama siin. Et mis põllumaa on. Toimetasime edasi, kus olid lepingus olemas ja mis seal ikka. Tänaseks päevaks 2013 on siis seis selline, et on need pindalad suurenenud ja nüüd võrreldes 2006. aastaga, kus oli ikka suur hulk, oli selliseid harimata maid, on pilt ikka kardinaalselt muutunud. Ja samas kui põllumaa müügis 2006. aastal ei räägitud, siis praegusel hetkel ikkagi juba teda müüakse ka põllumaana, mitte ainult elamumaana. Ja põllumaa hind on viimaste aastatega märgatavalt tõusnud. Mis siis annab meie kui põllumeeste jaoks, konkreetselt peal nüüd ennast ja enda ettevõttes silmas, maale väärtuse? Loomulik on see, mis on peale jääaega meile jäänud, on ju, ehk mullastik. Kuidas me seda mullastikku suudame väärtustada, see sõltub sellest, millised kultuurid me kasvatamiseks valime ja kuidas me need külvikorda paneme. Ja kui hästi me suudame siis täita kultuuride ootusi. Suuresti mõjutab seda ümbritsev keskkond, mis siis kas takistab või aitab kaasa tööde tegemisele. Ma ilmastikku ei tahtnud mainimata jätta, sest alati on ju põllumehed virisevad, et ilm on kehva, aga ilmastik on selline asi, et millega tuleb paratamatult leppida ja siin ei aita miski asi. Kui siin oli jutuks, et ei ole nüüd andmeid selle kohta, kuidas maad hinnata on, siis me oleme enda jaoks hästi lihtsaks teinud selle asja, et on Maa-ameti geoportaal ja ma loodan, et ta väga kaua aega ei võta see.
et noh, olemegi enam-vähem paigas. Et jõuame see samasse linna äärde Nehatu põldudele. Noh, kus on ka nüüd juba natukene näha, et noh, ehk need põllud, mis jäävad nüüd, või see suur põllumassiiv, mis on paremal, kui vaadata, siis see on veel kasutuses, aga teised põllud on juba ära krunditud. Et noh, tõenäoliselt on kasutusest välja minevad maad. Aga jah, mitte sellest ma hetkel ei tahtnud rääkida, aga et kuidas siis seda maad hinnata või kuidas ma hindan või kuidas me hindame. Noh, joonistub pilt välja, et see allikasala, see on õhuke paepealne muld ja see peesikasall, et see on leostunud, kleistunud muld. Ja ehk oma viljelusväärtuselt võib öelda jah, et see paepealne muld, seal ongi natukene, no ütleme, baas on vist siin, kui lugeda on 30 sentimeetri sügavusel. Et ega ta ei ole väga nagu selline hea põllumaa ja kasutus oli ta meil rohumaana. Aga siin teisel pool, ütleme seda raudteetammi, kus on need leostunud, kleistunud muld, et see on täiesti kasutatav maa ja täiesti korralikke saake saab sealt tänasel päeval. Aga peab leppima, kuna ta on linnale nii lähedal, peab leppima selle paratamatusega, et noh, ma arvan, et lähima 5 aasta jooksul ta läheb kasutusest välja. Mitte midagi teha ei ole. Aga nüüd oli jutt sellest maade hindamisest on veel see, et siin samas selle mullastiku kaardi juures, noh, üks asi on veel, et infopäringu läbi on võimalik saada noh, lõimise kohta infot ja kivisuse kohta ja siin samas, kui see päring teha, on viide, noh, on seletuskiri, mis on tehtud juba pea 2-30 aastat vist, kui seda kaarti hakati, mullastiku kaarti hakati tegema. Ja siin on kõik ilusti need, kui sisukorrast vaadata, on ilusti välja toodud, kuidas see töö on tehtud ja samas on ka see agroallrühmade iseloomustus, kus saab siis lugeda, mis kultuurid, kuhu põllule, kuhu maale. Noh, nad on küll juba päris vanad, aga ma ei oska öelda. Mulle tundub, et nad on täiesti kasutamiskõlblikud ka tänasel päeval, et ma ei oleks nagu sellega päri, et meil ei ole, mille järgi maad hinnata. Noh, seda mullastikku hinnata. Jah, see on nüüd ainult mullastiku poole pealt. Jah, mul on siin viidatud, on veel asju, mille või noh, lihtsalt kätte saadavaid interneti väljaandeid, kus saab anda hinnangu olemasolevale mullastikule. Siin on nüüd dubleeritud, ma ei teadnud, kas ma saan seda interneti kasutada siin, aga on dubleeritud need samad väljavõtted Maa-ameti kaardiserverist. Ja siin on nüüd noh, reaalne elu, et see vahepealne muld ja see nüüd on tänasel päeval selline, et noh, ma arvan, et mõttetu oleks hetkel nagu ette heita, et see maa on kasutusest välja läinud, on lihtsalt logistiliselt niivõrd hea koha peal, et mõne koha peal tuleb leppida selle paratamatusega. Siin on üks natuke edasi minna sinna Kostivere kanti, kus on Rebale muinsuskaitseala, et samamoodi saab hinnangu anda, et need on mullastiku kaardi põhjal, et need on väga head maad, samast jookseb seal ka see paepealne muld sisse. Seal on ka
muidu ilus. Noh, see on üks meie põldudest, mis on suur massiiv ja siin on natukene teist tüüpi on kleimullad ja kahkjad mullad. Aga ega ta, ja siin on sellised huvitavad liivasaared sees veel, et kus lõimis on liiv, aga samas kõrval on jälle, täiesti sellised head maad ja see näitab, et kui kirjus on see mullastik, et kuidas seda nüüd lõigata juppideks või teha need planeeringuid, et ma teen nüüd siit, see on kehva maa, see on hea maa. Ma ei oska öelda. Meie jaoks on see väga hea maa. Jah, enne me läinud sealt lingi pealt on needsamad kõik need mullasihvrid, mis on mullakaardi pealt on näha, on Raimo Kõlli poolt pandud sellisesse tabelisse. Ja seal on hästi palju muid mullaomadusi ka ära toodud ja siis samas saab vaadata, et kus siis on head taimekasvu tingimused. Ta on küll vabakäe joon, mis võib-olla on selline üldistav, aga põhimõtteliselt ikkagi on see, annab suhteliselt hea ja kerge ülevaate kasutuses olevast mullastikust. Nüüd oli see teema, et kuidas valime kultuurid ja paneme nad külvi korda. Et kuna meil on kerge lõimisega, valdavalt kergema lõimisega mullad, siis on meie põldudel nagu taliviljadel suurem saagipotentsiaal, kes kasutavad ära siis kevadist veevaru. Et paremat tulemust saada, püüame vältida monokultuuri, samuti KSM-iga kooskõlas kasutame külvikorras rohumaid ja nagu Priit Penuga siin ennem rääkis, et ilma lehmata ei ole, või ilma loomata ta ei pea lehm olema, võib kana olla, ei ole nagu head mulda ega põldu, siis proovime ikkagi, et iga põld saaks mingi aja taga orgaanikat ja siis katsume seda silmas pidada, seda põhitõde, et see, mis saagiga ära viime, et selle katsume tagasi anda väetiste näol. Nüüd, kui minna nagu, kui hästi me suudame neid mullastiku pealt seatud nõudeid täita, siis on kevad on kiirel ajal on just see, kui külviaeg on hästi lühike, on optimaalne külviaeg, et see mõjutab saaki päris tugevalt, siis et kui hästi me suudame selle orgaanika viia ja kui kiiresti me suudame selle viia põllule ja külvata. Ja seal hakkab omakorda rolli mängima kuivendussüsteemide toimine. Ja selle ma ka vist Priit Penuga konsulteerisin korra, et kui toimiv kuivendussüsteem võib tõsta nagu seda mulla viljakust indepalli või ühe taseme võrra, siis mitte toimiv on ju, annab vastupidise tulemuse. Ja siin on üks meie selline pilt sellest, et kus linna lähedal, et kuhugi on need kuivenduskaevude rõngad kadunud. Ja seal võib muid negatiivseid mõjusid ka veel olla, et peale selle, et muld läheb sinna kuivenduskaevu, võivad sinna loomad kukkuda, ja ta ei täida oma eesmärki. Aga jah, mul kompanjon palus öelda, et me tõstsime need loomad välja, kes siin pildi peal on, ja need said jooksu, et nendega midagi halvasti ei läinud. Jälle üks asi, mis nagu reaalselt nagu vähendab põllumaa väärtust, on kui kevadel ei pääse põllule, sügisel ei saa saaki kätte. Ja kui nüüd hakata ametlikult seda asja ajama, et siis peab võtma ühendust vist maakonna keskkonnateenistusega, siis kus nemad võtavad ühendust kohaliku jahiseltsiga ja kui kohalikul jahiseltsil on aega,
ja võimalust hetkel on ju, või muid piiranguid ei ole, siis nad hakkavad, siis lõhuvad tammi ära. Noh, ma ei tea, see on nagu pidev, et meil on pidevalt neid kopratamme, et noh, ma ei oska, pidev töö. Aga jah, et ta võib olla isegi hea maa, aga kui sa sügisel kätte seda saaki ei saa, et kaotab mõtte ära, see töö. No, teine või üks teema on veel need samad kuivenduskraavid, et siin on küll pildi peal isegi, kui ma õieti mäletan, et on peakraav. Ja noh, on küll kõik meetmed olemas, et mingit abi saada nende korda tegemiseks, aga seal peab olema kokkulepped kõikide maaomanikega. Ja meie pole sinnamaani jõudnud veel, et neid kokkuleppeid saada. Nüüd peatuks veel natuke sellel, kuidas kõik muu ümbritsev nagu mõjutab mullaviljakust ja saagipotentsiaali. Jah, alguses sai räägitud sellest, et see Tallinn on lähedal, et mul telefoniga tegin neid pilte telemasse paista hästi ja ka need Lasnamäe majad on häda pärast näha seal. Aga noh, see on jah pigem nagu paratamatus, et need ükskõik kui hea see maa on, kui ta nii linna lähedal on, et mitte midagi teha ei ole. Nüüd nagu plusspoole pealt on meil Rebala muinsuskaitseala ja ma tegin kopeerisin selle lause kuskilt nende kodulehe pealt ja samas on seal lookandis on Eesti esimesed muinaspõllud, mis on nagu arheoloogiline selline väärtus. Ja kui võtta see sama Maa-ameti rakendus ja katastrikiht sinna peale, siis on need muinaspõllud juba planeeringute osalt on juba ära krunditud, et noh, on nagu sellised väiksed vastuolud erinevate, või just kui ma rääkisin selle endise Rebala kaitseala juhatajaga, ütleb, et ikkagi see kohalik huvi sõidab nagu üle, et raha sõidab üle, et mida midagi teha ei ole. Aga see vist ka ühelt poolt nagu jälle paratamatus. Mis annab veel maale väärtus on see, et kui on pikaajaline maakasutusleping maaomanikuga, et eks seda on raske saada ja usalduse võitmine ongi pikk töö, et see võtab aastaid aega. Et inimesed usaldaksid ja noh, et nad vähe raha ei saaks ja palju ei saaks, et see tasakaalu leidmine. Et kui seda lepingut ei ole, et mis külvikorda seal planeerid ja mis maad sa seal parandad, on ju, ei ole nagu head või ei ole pointi nagu, et raha panna sinna, kui tulemust läheb, noh, põhimõtteliselt maa paraneb, tema väärtus paraneb, aga kui sa oma raha eest teed kellelegi teisele tööd. Oluline on loomulikult see, et kui neid selliseid hooaja töid teha, et mitte sellist paksuväärt tekitada, peab hästi kiirelt ja korrektselt need tööd tegema. Et muidu tekib nagu selline paha imidž põllumajandusele, et need on need, kes paha haisu ajavad ja teid määrivad. Ja siin oli veel see maakorralduse aspekt, käis mitu korda läbi, et milline see põld olema peaks, et suuruse kuju ja 10 hektarit ja 5 hektarit ja noh, aga teises küljest on see hästi määrav, et tänasel päeval lähevad, noh, ütleme taimekaitse prits on 24 meetrit lai, on ju külvik on 8 meetrit lai ja kõik ikka suure masinaga kuskil põllunurkade peal keerutamine, et see kõik on kulu. Et kui eesmärk oli on ju tulu teenida, siis kulu sööb tulu ära. Et selles mõttes on need suured ja noh, sellised ilusad kandilised massiivid on tulukamad. No siin ma üritasin pildi teha, et ma arvan, niimoodi Eesti peale kokku läheb ikka päris palju läheb kasutusest välja maad, kus need vanad või uued postid on kuidagi suvaliselt pikitud
sinna. Ma ei tea, kes seda tööd korraldab, et kuidas neid elektriliine pannakse, et läheb nagu tee ääres, siis läheb nagu jõnksu kõrvale ja siis läheb üle tee äärde tagasi. Et on varu. Et see nagu minust ei ole kõige parem nagu maakasutus. Siis on üks asi, mis on seal Tallinna lähedal, on just see, mis on nagu emotsionaalselt on raske taluda. Et see on Talirapsi põld selle aasta oma, lihtsalt inimesed sõidavad sealt läbi ja mitte midagi teha ei saa. Et kohaliku omavalitsuse korra arutasin seal, ei ole nagu mingeid häid võimalusi, siis üks veel ütles, et pange aed ümber. Ja siin on jälle näited, et põhimõtteliselt kuidas ta on kasutusest väljas, et kui võtta see vasakpoolne pilt, siis natukese paistab seda rapsi kõrt. Ja nüüd on ehitatud on ju siia maja, mis iseenesest pole midagi halba, see on loomulik on ju. Aga see vahepealne ala on minu jaoks nagu arusaamatu, et kus need ehitajad on lükanud selle pinnase ära sealt, sageli seal majade taga veel, kus oma grunt nagu ära lõpeb, selle ei kellegi maa peal, nii öelda ei kellegi maa, see on kellegi teise omaniku maa, on ju, siis hoiustatakse prügi, põletatakse, tehakse lõkkeid ja nii edasi. Või kõige halvem variant on see, et on kasutust välja võetud ja siis on siuke, et need mulle tundub on siuksed hästi lihtsad asjad, on ju. Või et me ei pea rääkima suurtest trassidest ja kuskil alla minekut, kui lihtsalt on üle jala tehtud asjad, ma ei tea. Aga jah, et ega seal selles mõttes hullu ei ole nagu midagi, et see on nagu loomulik töö ja et kui igaüks vaatab, on, et natuke saab midagi paremini teha, et seda põllumaad on ikka päris palju, mis on sellised tühjade asjade all. Ja ma panin siia mõned mõtted lõpetuseks, et ma neid ette lugema ei hakka, aga vast viimase, et põllumaa väärib rohkem tähelepanu ja austust, kui talle hetkel osaks saab. Aitäh! Aitäh Märdile, kas on küsimusi? Palun. Põllumaa väärtus, sellest oli juttu juba varem. Nüüd on jutt ka põllumaa hind ja hind tõusis 5 korda. Ma tahaks teada neid arve, mis ta oli enne, mis ta siis oli 5 korda suurenenuna ja milline hind see oli, kas mingi kindla koha peale või Eesti keskmine või ja nii edasi. Ma võtsin siiski äärmused, et mis meil õnnestus osta, oli 11 000 maameti enam pakkumisel 11 000 krooni hektar. Minust oli see aastal 2009, ma ei vaadanud seda järgi, aga 2008-2009. Ja tänasel päeval me jäime maast ilma, mida tahtsime osta ja see müüdi ära 4000 € hektar. Aitäh, kas on veel Märdile küsimusi?